Muuseumide infosüsteemiga on praeguseks liitunud 60 muuseumi. 2018. aasta seisuga on andmebaasi lisatud 3,35 miljonit museaalikirjeldust. Sealhulgas on lisatud 1,32 miljonit digitaalset kujutist. Nagu siit paistab, siis Eesti kultuuripärandi täielikuks digiteerimiseks ja veebis kättesaadavaks tegemiseks on käia veel pikk tee. Aastate jooksul muuseumi infosüsteemi laetud piltide hulgas on häid näiteid ka selle kohta, millised tagatiskoopiad ja digikujutised olla ei tohiks. Kvaliteedi nimel tuleks eraldi pingutada, sest ainult mahtudele orienteeritud plaani täitmisel tekivad varem või hiljem tagasilöögid ja lisatööd, mis teevad töö pikas perspektiivis ikkagi ressursikulukaks. Muuseumi infosüsteemis ja e-varamus saab aga museaale esitada ka kvaliteetsete kujutistega. Võttes aluseks seniseid digiteerimise praktikaid, sai arendustööde eesmärgiks ajavahemikul 2015–2018 tõsta ja ühtlustada digiteerimise taset muuseumides ning luua selleks vajalikud digiteerimise juhendid. Kanut alustas 2015. aastal koolituste sarjaga, tutvustamaks digiteerimispraktikaid muuseumidele. Koostöös ministeeriumiga korraldati teabepäev 12. mail 2015. Läbivaks teemaks oli tutvustada digiteeritud kultuuripärandi esitlemise põhimõtteid muuseumide infosüsteemis. – 2017. ja 2018. aastal toimusid juhendite koostamise ümarlauad ja rakenduskoolitused muuseumidele. Museaalide digiteerimise juhendeid tutvustati ka konverentsidel. Arendustööde tulemuste hindamiseks viidi 2017. aastal läbi muuseumitöötajate küsitlus, küsimustik museaalide digiteerimise juhendi kohta. Vastas 26 muuseumi. Küsitluse tulemus näitas, millised juhendis käsitletud teemad on muuseumide jaoks olulised, millised vähem olulised. Koostatud juhendid parandavad digiteerimise alast teadlikkust, parandavad digiteerimise kvaliteeti ja on uute digiteerimistehnikate ja praktikate omandamisel väärtuslikeks abilisteks. Valminud digiteerimisjuhendid on koostatud nii, et kasutajad saavad teemade kaupa jälgida ja järgida kogu digiteerimise protsessi ja sellega seotud vajalikke aspekte. Ka nende juhendite kasutamise käigus võib inimestel tekkida küsimusi ja seetõttu on kavandatud koostöös Kultuuriministeeriumiga lähitulevikus ja ka pikemas perspektiivis
juhenditeemalisi koolitusi. Juhendite üheks väärtuseks on ka see, et nendest saab leida vajalikke viiteid allikatele ja parimatele digiteerimispraktikatele. Digiseadmes tehtud seadistus mõjutab tagatiskoopia kvaliteeti oluliselt. Juuresolevatel piltidel on näha, kuidas punkti tihedus pildilt põhjustab erineva tulemuse kujutise detailsuses. Kõrge resolutsiooniga ja õige valguse ja teravusega pildifailid on alati rikkalikud ja informatiivsed ka detailide osas.